Nii tore, sa täitsid ära esimese ülesande ja nüüd sa oled siin teises ülesandes, väga vahva. Teise ülesandega läheb asi nüüd võib-olla natukene siukses keerulisemaks, sa pead tegema natuke rohkem uurimistööd. Sa pead nüüd sellest sloganist, mis nüüd mingi brändi kohta käis, brändi toote kohta, sa pead sellest brändist nüüd aru saama. Ja siin sa pead selgitama, milliseid väärtuseid slogan rõhutab. Ehk siis siin tuleb kohe esimene point sisse. Slogan peab rõhutama mingisuguseid väärtuseid, jah? See on jube raske aru saada, aga tegelikult väga paljud reklaamid on sellised lühikesed, nad tunduvad nii mõttetud, nii kerged, nii lihtsad, eks ole. Mingi 2-3 sõna, mis siis on kirjutada, eks ole, kirjuta ära on ju. Aga tegelikult näed sõnad kõik ja see kogu see temaatika ja ma ei tea, rääkimata värvidest, piltidest ja mingitest muudest asjadest, ma ei tea, videost ja helist, eks ole. See kõik toetub mingisugusele brändi maailmale. Ja suurte ettevõtete puhul on üldiselt, suurte brändide puhul on üldiselt need brändi maailmad ja brändi väärtusmaailmad väga põhjalikult läbi töötatud niimoodi, et see bränding on väga eeskujulik. Jube hästi tehtud, eks ole. Nagu näiteks Coca-Cola puhul. Seltskondlik jook ja mida see tähendab, eks ole. Millised on brändi väärtused, kuidas ta haakub slogan brändi väärtustega, et Coca-Cola on seltskondlik jook, ta ise ütleb enda kohta, ja ei peaks tarbima, et peaks tarbima seda jooki kindlasti seltskonnas, eks ole, et seltskondlik jook ja tarbi seda jooki seltskonna, ehk siis seltskondlikkus on mingi brändi väärtus. Sealt tulevad pereväärtused, sõpruskond, sõbrad, selle ala nautimine. Põhimõtteliselt sõbrad, kes nagu naudivad seda seltskonda ja seltskonnas siis seda Coca-Colat ja midagi enamat kui lihtsalt jook pudelis. Et ta on siuke sõpruse, sotsiaalsuse märk, ma näitan teile ühte asja. Siin on, ma leidsin, lihtsalt kirjutasin nagu Pepsi Cola brand values ja just nimelt sellepärast, et mitte nüüd lugeda siis Coca-Cola enda kohta, aga hakkad otsima niimoodi, et sa loed ka konkurentide kohta, et saada aru, millised on erisused ja ma leidsin 2 jube head joonist, võib-olla sina leiad ka. Ära kindlasti vali Coca-Colat seda või Pepsi Colat, aga vali kindlasti mingi muu. Aga näiteks Coca-Cola kohta on jube head näidised olemas, et siin on nüüd Pepsi Cola kohta. Nii, Reflections, Young, Attractive, Wannabe Coca-Cola, self-image, cool, smart ja culture on joke culture, celebrities, dynamic, personality, humor, innovative, fun, physic on circular logo, 3 colors, relationship, community, deceptive, advertising, be different. Nii, nüüd vaatame Coca-Colat ja siit me leiame kohe näed community, equity, proximity, more than a bottle, reflection, young, team spirit, family, top brand, tal on see hoiak olemas ja self-image, social, bush boundaries, communicating, more than a drink jällegi ja siin on lifestyle, leader, secret recipe, American values, bla bla bla, see on mingi Ameerika värk, aga siin on personality, happiness, good times, ehk siis õnnelik olemine sõpradega võib-olla ka, eks ole, everywhere ja sharing, eks ole, see on see, kes jagab. Coca-Cola põhiväärtuses või selles iseloomustuses on see jagamine. Nagu te näete, sellel ei ole. Pepsi Colal ei ole seda, kuigi need 2 niivõrd lähedast jooki ja võib-olla need plakati järgi sai kirjeldagi kõike seda ära, aga nüüd, kui sa näed, et milline maailm selle Coca-Cola taga on, siis saad aru, kuidas see 3-sõnaline slogan aastal 2020 siis, eks ole, tuli. Ja siin on alles pisikene tükikene sellest Coca-Cola brändist, ega siis Coca-Cola kõik oma brändi materjale niimoodi siia välja ei pane. Nii, läheme tagasi. Sina pead nüüd kirjeldama samamoodi. Sa võid otsida ka linke, sa võid otsida materjale, aga sa pead täpselt aru saama, milline see bränd on, milline on see brändi väärtusmaailm. Sa võid kirjeldada natukene ka sihtgruppi, sa võid kirjeldada ka, sa võid natuke rohkem kirjeldada, aga kindlasti ma tahan näha siin vastuses, et sa saad aru, milline on see brändi väärtusmaailm ja kuidas nüüd see slogan siis haakub selle brändi väärtusmaailmaga, mismoodi see side on loodud, kuidas see slogan esindab seda brändi väärtusmaailma. Nii, asume tööle, sa võid oma kirjelduses panna ka linke, sa võid panna ära piltega midagi nii-öelda sisu ära pane, võid linkidena panna midagi, kui sa midagi leiad kusagilt, eks ole. Aga ma ootan sult, et sa kirjeldad ja et sa saad aru. Asume tööle. Ja ma kindlasti kommenteerin sinu vastust.